tänane eesmärk meil on natukene rääkida nii-öelda sellest etapist, kui sa oled nii-öelda Ruutu 10 selle impro alusõppe ära teinud, et mis siis edasi ja kuidas siis edasi. Et räägime siis mingi grupiga ühinemisest, oma grupi tegemisest ja mis võimalused ja kuidas kõike seda teha. Saate esitada küsimusi, kas siis koha pealt, Heidi saab teha mõne pakkumise või siis saate kirjutada chati, Rauno hoiab chatil silma peal, näeb mõnda küsimust sealt, siis proovime sellele ka vastata. Algselt oli plaanitud päev siis niimoodi kella 5-ni, meil 1-5-ni, sest siin oli ka visiooniliselt sisse arvestatud see, et siin on erinevad grupid kohal, kes saavad veidi töötada oma grupi eesmärkide nimel. Üks grupp seda võimalust ei kasutanud, nii et meil läheb veidi kiiremini kindlasti, et võib-olla saame siis 3 või 4 tehtud. Äkki saame 3. Vaatame, me jooksvalt vaatame, oleme efektiivsed oma... Võib-olla saame isegi grupi kokku. Jah, just. Jah, võib-olla siin tuleb tuleme 5. grupp 6. Just, et me, jah, et impro harrastajateks me loeme siis praegu inimesi, kellel on improteatri põhi all. Näiteks siis on läbitud Ruutu 10 improõppe ja hakkamegi rääkima siin oma grupist ja esimene nagu selline paneelipunkt meil on grupi moodustamise eesmärgid ja ühel lehel olemine. Et annan Toivole sõna, mis... Jah, ülioluline punkt ja et see on esimene kohe, et leida grupiga see eesmärk, miks koos käia. Et see võib olla sõprussuhe, aga et kõik osalised teaksid, mille nimel nad ühte ruumi kokkulepitud ajal kokku tulevad. Ja noh, päris nagu 8 inimest ühele lehele on raske saada. Piisab juba sellest, et kui kõik saavad aru, kuidas või mis eesmärkidel need inimesed sinna kokku on tulnud. Et see juba aitab leevendada seda valu, mis võib-olla improtreeningul sind tabada võib. Keeruliseks osutub siis, kui need eesmärgid on väga erinevad. Et kui üks indiviid tuleb sõpru leidma ja teine tahab saada maailma parimaks improviseerijaks, siis võib jääda tunne, et mõlema protsessi nagu takistatakse, kuigi lõpuks sa saad aru, et neil on erinevad eesmärgid. Sissejuhatuseks. Ja Märt, annan sõna sulle ka. Ja, grupi moodustamise minu meelest üks suur boonuseid on ka, et on 2 võimalust, kas lähed kuskile gruppi, kes on olemas olev, kas kutsutakse või lähed juhendaja poolt juba valmis tootesse või kui ise moodustad, siis sa saad ju valida inimesed, kellega teha. Võib-olla ise kutsud inimesi, küsid teistelt inimeselt, kellega sa tahaksid teha ja saad teha täpselt seda formaati või seda impro teemat harjutada, mida te siis grupina tahate, et on rohkem vabadust selles osas. Rauno, mis su mõtted? Grupi loomise puhul. Ja eesmärgid. Eesmärgid, no nagu jah, kõnetab see, mis juba on kõik on öeldud, et võiks olla eesmärk olla olemas ja ideaalis inimesed, kellega sa saad kord nädalas kokku, et hobitada, siis nad võiksid sulle meeldida, et kui juba eos tunned, et pigem nagu on raske, siis võib küsida endalt, et kas ma pean vabatahtlikult kord nädalas minema ruumi, kus mul on keegi, kellega ma ei taha koostööd teha. Et eriti, kui ma teen hobi, pigem nagu ümbritsege end inimestega, kellega on tore olla. Ja, ma ise lisan siia, et tean nagu olla ühel lehel, et miks me vaata koos käime. Kas lihtsalt, et käia koos, et teha näiteks impro-ringmänge või siis käime koos, et luua mingi etendus. Kas me käime koos nagu kord nädalas, kas me käime koos 3 korda nädalas. Et mis nagu intensiivsusega me teeme, et kõik see nagu oleks hea ära arutada kohe algul, et üks muidu on arvamusel, et ma arvasin kord nädalas, teeme ja teine on 3 korda nädalas, miks sa nii vähe käid ja blablabla. Et tore. Ja ma arvan, et on ka fine, et kui nagu lõppeesmärk võib olla inimestel erinev, ütleme, kui mõni tahab lihtsalt hobitada, mõni tahab mingi hulluks profiks saada, et alguse teekond võib olla ikka sama, et hei, me kord nädalas teeme seda ja see lahknemine toimub nagu hiljem. Ja on ka tegelikult fine, kui need eesmärgid
muutuvad, et käia nagu üle oma eesmärki, kui võib-olla algul oli eesmärk, hei, saame kokku, teeme improringmänge, siis hei, saame kokku, harjutame formaati, et esineda õppelaval või treenime formaadi paremaks, et saada nagu oma show õhtu või minna piletiga, et kas regulaarselt 2 korda aastas soovitan üle käia või siis kord hooaja jooksul, et mis meie selle hooaja nagu eesmärk on ja kuidas me inspireerume, et see on ka täiesti hea. Lisan ka siia võib-olla 2 mõtet kohe, et üks on see, et aru saada, et noh, et kellel on tahe, aga noh, mis me oleme ajapikuga õppinud, on see, et kui sul on tahe, aga võimalust pole. Et sa oled küll, et jaa, teeme iga nädal, aga sa iga teine nädal ei jõua, et noh, see kommunikeerib ka grupile noh, mitte võib-olla koos püsimist, et see püsivuse aspekt on oluline, et see saaks nagu ühele lehele, et kui me nii teeme, siis katsume nii teha ka. Noh, alati see ei ole ideaalne, aga see häälestus. Ja ka midagi oli veel, juba libises. Kas kellelgi teisel on midagi veel lisada? Väga hea. Ma lisan nii palju, et ma olen teiega nõus. Jah, et ma ei ole mingi vastanud argumente, mida ma tahan varjata. Kui sul tuleb, siis vastuväide. Vastuväide! Et kunagi, kui me alustasime, siis Ruutu 10 me saimegi alustada puhtalt sellega, et me panime eesmärgi paika. Enne me olime mujal oma eesmärkidega ja teised olid oma eesmärkidega. Eesmärgi puhul jah, mida detailsem see eesmärk on või konkreetsem, seda lihtsam on kõigil aru saada, mis eesmärk on. Et ma mõtlen, meie algusaegusti, et kui see eesmärk on teha head improt, siis tegelikult see võib erinevate inimeste jaoks tähendada erinevat asja, et olla nagu selgus. Ja olge aktiivsed selles osas, et kui teil on nagu ebaselge, mis te teete või teil jääb mulje, et keegi ei tea, mis ta seda teeb, et siis olge ise ka agarad küsima, et saada neid vastuseid. Ja see on selles mõttes, nagu võib-olla lisan ühe sellise punkti ka, et impro saab olla tegevus, mis me teeme ja see on nagu impro eesmärk, aga nagu sügavam eesmärk võib olla lihtsalt mul on tore nende inimestega koos teha midagi. Samasti võiks nagu kalal ka käia, aga võib-olla kalad seda ei huvita kõiki, et impro huvitab. Seda punti, et me teeme koos improt, võib-olla põhieesmärk meil olla koos, aga et huvitav tegevus ka oleks, siis arendame end impros ka ja töötame mingi formaadi nimel või mis iganes. Käime festivalidel. Aga liigume siis edasi selle peale, et ütleme, et on mingi punt olemas ja tuleks proovi läbi viia. Võtame siis Märdist, mida nagu silmas pidada proovi läbiviimise osas? Üks osa on nagu võiks pikemalt ette mõelda selle graafiku, kuidas läbi viia, et ei oleks, et keegi mingi eelmine päev üllatab, et mina pidin läbi viima, et see oleks väga konkreetselt kõigile ühtlaselt aru saada ja siis mõelda, kas te tahate jagada, et iga tund on erinev juhendaja, sest see võib tekitada seda, et sa ei jõua harjutust lõpuni teha või sa hakkad kiirustama harjutusi või nagu mingit asju, mida sa tahad teha, võib-olla võtta mingid pikemad perioodid. Ja kui kava kokku panna, siis mõelda struktuur välja, millised soojendused toetavad teemablokke, kui palju tahad formaati harjutada ja need on ka need eelhäälestused tegelikult eesmärkide osas, et milline on teie grupi dünaamika, kas te tahate iga kord, et teil oleks läbimäng, kui te formaati teete või teil ei ole see oluline. Inimesed on nii erinevad, osad tahavad, et oleks, osad on nagu, et pigem aeg-ajalt isegi tahaks, et ei oleks läbimänge, aga see peab olema ka, kõik peavad olema selles ühel lehel, et sellest lähtuvalt siis saab kava kokku panna. Rauno, mis mõtled sul? Mina olen tegelikult midagi sinna lisada, et mul on blank. Mina ei tea, kuidas nüüd tegema peab. Rauno teeb mentaalsed trennid, ta on plangus. Blanking. Selles mõttes, Märtil on hea point, et selles mõttes ei pea olema iga proov erinev läbi viia, võib olla mingi, kuu aega teeb tema ja kuu aega teeb keegi teine. Et seda võib... Võib-olla tegelikult üks mõte tuli on see, et see võib-olla see, sul on see treeningkava nagu jälle jõusaali ka ja sul pole kokku lepitud paberi peale endaga, et sa hakkad lõuatõmbid tegema, et sa oled seal MyFitnessis
varjatud reklaam, MyFitnessis ja siis sa oled seal saalis, oled nagu, on nii palju asju, mida teha võiks, noh, impros on ka, sa võid tulla saali ja võid kõike teha, et nagu mis see, noh, jälle eesmärk, mida me teha tahame. Aga sa lisad juurde seda, et meil on see eesmärk ja selle eesmärgi vaata orjamine, mõnikord vaata mingi, tahaks efektiivne olla, mingi teeme seda, meil on vaja ära õppida, siis kõigil on nagu, kellelegi ei meeldi see enam seda teha ja nagu, aga me mäletame, lepime kokku, me peame õppima seda, et vahepeal nagu võib-olla puhata sellest eesmärgist ja lihtsalt nagu jämmida või noh, jaurata või niisama lollitada ka, või isegi hoopiski proovi asemel minna kuskile piljardit mängima, kui lastakse, on ju. Et siis on selline... Kui lastakse või? Jah. Et nagu selline, et mõnikord on see, et nagu see impro tegemise osal on kaks, nagu impros on, seal on mitu aspekti, üks on see nagu impro sisu, stseenid, karakterid, kogu see, mida me saame õppida, aga teine osa on need inimeste vahelised suhted, et nagu mõnikord võib-olla impro tegemine meie suhteid ei aita, aga meil on vaja suhteid vaja arendada, siis on nagu, mis tegevus meie suhteid aitab arendada, võib-olla selline rahulik õhtupoolik kuskil, teeme ilusa fine dining restorani külastuse ja joome veini ja sööme liha ja räägime, kes me oleme nagu. Ma ise lisan proovi läbiviimisesse selle, et liiga oleneb proovi pikkusest, aga ütleme, kui on selline klassikaline, mis meil Eestis on 2 tundi, on ju. Et kõik ei jõua selle ajaga teha, et võttagi selline üks nagu nagu fookus või põhiteema endale. Kas teeme nüüd karakterid või harjutame stseeni mingit seda osa või formaadi seda külge, et siis saad formuleerida need soojendused sinna ja mõned sissejuhatavad harjutused ja siis saabki juba põhiharjutusse minna, et jah, kõike ei jõua seal teha. Sul... Ja ma näen, et siin on mitu osapoolt, üks on need osalejad ja teine on siis see läbiviija. Et ma tajun, et see on nagu siuke tandem sündmus. Järgmine punkt ongi osaleja vaataja. Okei, väga hea, siis ma võtan selle juhendaja aspekti. Et noh, kui me oleme saavutanud grupiga selle ühise eesmärgi, et siis jah, tunnikaupa on ka hea eesmärgistada see tunnisisu, et millele nüüd rõhku paneme ja mulle endale meeldib seda ka kommunikeerida kohe ka tunnis. Et mõnele meeldib siuke, põnevat, ei tea, miks me seda teeme või. Et nagu siuke avastan tunni käigus, kõlab nagu siuke avastan improtund. Aga jah, võib-olla Märdi ideedest tulla natukene tagasi just ükste alustavate puntide juurde, et siukest täisõppekava, niimoodi oleks hea, kui grupp sinna jõuab. Nad suudavad niimoodi hooaja läbi mõtestada või pikemalt ette. Aga ma näen, et esialgu piisab juba sellest, et kui on keegi, kes teab, mis asju tunnis tehakse. Et muidugi hea tava on see, et tasuks ennast soojaks ja lahti mängida igapäevased mõtted ära, et saada hetkesse, saada aru, et need on need inimesed, kellega me täna koos töötame ja sellest ka ilmselt see miinimum 1,5 tundi ja mitte rohkem kui 4, et see muidu, kui sa mängid soojaks ja lähed koju, sa ei saa midagi, aga pärast 3., 4. tundi su see mentaalne võimekus aktiivselt osaleda kukub, et sealt need ajapiirangud üldiselt tulevad. Ja, ma korra hüppan ka sellesse teemasse inspireeritud, tõepoolest see tuleb tegelikult ülejärgmises punktis ka veidi, aga ütleme selle vaatenurgast, et sina viid täna proovi läbi, et sa oled harjutused ette valmistanud, aga teine osa on ka tagasisidestamine. Ja nüüd võib juhtuda see, et oleme kõik võib-olla aasta teinud improt ja ise ka ei tea, mida nagu öelda. Et ei ole nagu okei, kui ei annagi tagasisidet. Võib-olla isegi see on parem, kui ei anna isegi mõnel juhul, või pigem juhul. Et kui ma innustan, et kui veel nii palju kogemust ei ole, siis pigem kui tagasisidestada, siis läbi arutluste ala, kuidas sulle tundus see harjutus või mis su peas toimus sel hetkel, kui sa tegid, et lihtsalt saada nagu mõtteid juurde endale. Või teine asi, mida saaks nagu mõnusalt välja tuua, on kui sul on nägemus, kuidas see harjutus peaks välja nägema ja kellelgi õnnestuski see, et siis kindlasti see välja tuua, täpselt jah seda. Või kui kas või mingi väike külg kellelgi hästi välja tuli, siis tuua see välja. Et pigem nagu sellisel tagasisidel väga ei ole nagu mõtet, mis on nagu, läks halvasti. Tehke uuesti. Siis on nagu, mis valesti läks.
ja isegi tegelikult oluline on, ütleme, näiteks kui me tahame harjutada karakterid, on ju, ja siis nagu nad teevad oma karakteri seda stseeni ja sinu tagasiside on, miks teil objektitööd ei olnud? See ei olnud meie praegu eesmärki, et nagu keegi nagu ei keskendunud sellele osale, et impro koosneb paljudest detailidest. Et nagu püsida oma harjutuse nagu fookuses ikkagi. Et mult soovib keegi veel lisada? Jaa, mul tuli paar mõtet juurde. Üks asi on ajalise pikkuse määramine võib olla oluline siis, kui suur on punt. Et kui teha kahekesi näiteks proovi, siis ei pea punnitama alati seda 2 tundi täis. Nagu absoluutselt ei pea, eriti kui ma mäletan, kui me Kristjaniga alustasime ja me üritasime hullult punnitada ja mingid proovid ei olnud seda energiat ka ja need toolid seal, tühjad toolid seal publikus, need ka ei andnud juurde kuidagi energiat. Ja siis me avastasime, et tegelikult me ei peagi alati 2 tundi tegema. Et me saame ju nii intensiivselt kahekesi teha, me kogu aeg sa oled sees. Et täiesti okei on teha sellisel juhul 2-3 tund, poolteist, väga okei. Ja teine osa, mis ma tahtsin lisada, mis on Rauno kunagi sõnastas minu jaoks päris hästi, et kui te mõtlete või kas jooksvalt või mõtlete kava kokku ja näete mingi harjutus, mis võtab võib-olla liiga pähe kinni, siis pärast seda, kui mul on kavas mingi harjutus, mis ma tean, on jälle raske, võib-olla asendada see kiirelt mingi lihtsamaga või energizeriga, mis korra toob sealt peast välja. Et impro puhul me tahame kõik, et see oleks lõbus ja me teeme seda sellepärast, et see on lõbus, aga selleks, et areneda edasi, me peame tihti tegema asju, mis võib-olla ei ole nii lõbusad, aga selleks me peame ka korraks saama selle pea lahti, et kui me järjest tampime neid raskeid asju, siis tõepoolest, et nagu Rauno ka ütles, et võib-olla mõni tund, kui on hästi palju raskeid asju tehtud, minna hoopis bowlingut mängima ja lõbutsema ja nautida neid inimesi, kellega me koos teeme ja siis jälle sukeldada rasketesse teemadesse. Pange kava kokku, aga ärge jääge sellesse kinni, et ma tavaliselt panen ka mingi pooleteist tunni jagu kava panen, meelega rohkem. Aga võib-olla mingi situatsioon proovis nõuab hoopis teist käiku, et siis pigem tasuks kuulata ruumi ja gruppi ja teha sealt. Aga saad aru, et ikkagi läbiviijana sul on oluline roll seda vankrit ikkagi hoida seda mitte kraavi sõitmast nii-öelda. Võtame siis proovis osaleja, et sina oled seal pundis, keegi teine valmistas seekord proovi ette, et mida nendes kingades jälgida. Alustan oma elulise kogemusega, on see, kui me improkraatia ajal tegime proove, siis alati, kui teine proovi läbi viis, siis mul lollitas ma nagu, nii lõbus on, mingi segasin juhendajat ja tegin mingi kavalaid comeback'e iga lause kohta ja siis aga sa mäletan, kui mina viisin tundi läbi, siis ma olen nagu, mul mingi füürer mingi, nüüd lähed seinaärda, tuled üles selle platsi ja sa olete karakterid, keegi ei tohtinud rääkida, kõik lihtsalt nagu mingi teevad asju. Ja siis, et nagu, kui sa osaled tunnis, osale selle mõttega, et nagu, kuidas sa tahad, et sinu tunnis keegi osaleks, et kas sa tahad, et ta lollitab või ta kuulab. Et sa mõtled, et nagu lollitab ja nagu nendel on oma koht, nagu ikkagi, et oleks see lõbus ja oleks tore suhelda. Aga et tunnetad ära, et kus see piir on ja võib-olla isegi avatult rääkida oma grupikaaslastega, et nagu räägime, kus see lollitamise piir meie grupis on. Mõnes grupis on lollitamine, 90 minutit lollitame, 30 minutit soendame, on ju. Mõnes grupis on see rohkem, tasakaal on teine. On minu nagu selline kogemusnõustamise soovitus. Kogemusnõustajad oleme. Mina soovitan olla sellise, esiteks nagu kõigepealt see proovi hierarhiast nagu aru saada ja nagu ongi kokku lepitud, kes seda läbi viib, tema otsustab lõppkokkuvõttes, et me ei hakkaks nagu need osalejad ei hakkaks nagu kaaperdama seda ära stiilis, et mina arvan, et seda harjutust peaks niimoodi tegema. Teeme seda niimoodi. Ei, mina arvan, et niimoodi peaks tegema. Bla, 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 ja kõik vaidlevad, kuidas peaks harjutust tegema ja lõpuks harjutust ei tehtagi.
sest kõik leiavad, et peaks teistmoodi tegema. Ja noh, las see juhendaja, kes on nagu selle harjutuse teinud, tehke kõigepealt ära see. Ja selles mõttes sa võid pakkuda muidugi, hei, kas me võiks seda harjutust proovida niimoodi ja see nagu otsus jääb ikkagi nagu juhendajale, kas teha seda niimoodi või mitte. Et võib-olla talle tundub see huvitav, et jah, vaatame, mis saab, võib-olla ei, ma tahan teisi asju teha. Ja alati olla nagu mindsetiga, et midagi on alati õppida. Et isegi kui sul on harjutus, mida sa oled juba teinud, vaata seda ikka selle nurga alt, et sealt on sealt midagi õppida ja siis õpid ka midagi sealt. Ma panen selle lihtsalt ühe nagu mingi näitlikstatud piiri. Ma käisin ühes töötoas, kus me tegime ringis riimumist. Meil oli 12 tükki ja siis sõnaks oli raha ja siis igaüks võtab ühe nagu riimumusõnaga raha ja ma olen räppi päris palju teinud. Ja ma pingutasin, ma nagu, mida ma siit õppida saan, aga mul oli väga raske. Mu ATH aju lihtsalt lüütas välja, ma olin nagu mingi mustrid seina peal. Et seal, see sõltub vaata sellest, et kas sul on nagu trillimise tund, eks ole, ja sa trillid midagi, mida sa oled juba nii palju trillinud ja seda trillitakse sinust oluliselt madalamal tasemel ja siis on nagu see, sul polegi midagi teha, nagu väga ruttu hakkab igav. Mõelda nii kaua riime, mida ei ole. Ja seda ma tegingi lõpuks. Vaadata värve seina peal. Kes iganes köidab. Ja, aga ma võib-olla chipin ka sisse, et osalejana jah, et ma ise kipun ka ära unustama, et tegelikult proov on proovimise koht, et tahaks kohe hästi teha, aga laval sa võib-olla nii julgelt ei julge mingeid käike teha või eksida või valesti teha, et sellest õppida, sest kui me teeme midagi mitte hästi, siis see ei ole mitte õppetund meile, mis ilmselt on väga meeldejääv ja teinekord valus, aga teised õpivad ka sellest, kes seal proovis seda näevad. Et juhendajana osalejale ma annan alati nagu veel lisatõuke, et hei, pange rohkem lauda, kui ei tule, õpime sellest, et ei hakka kohe nagu remontima, et hei, et vaata siin läks nagu ei tulnud hästi, et see on nagu paha tunne, tahaks nagu paremini, aga et saada aru, et proov on proovimise koht, et proovimegi, vaatame, mis töötab, õpime sellest. Ja teine asi võib-olla, mis just osaleja vaatenurgast aru saada, et meil kõigil on erinev kogemus. Et juhendajana ka sa tahad, et kõik saaks idekalt. Aga mõni tahabki rohkem analüüsi saada, mõni tahab, mida me mögutame ja hakkame tegema. Et osalejana saada ka aru, et seal on ka teised inimesed ruumis, et on mõned osalejad, kes on hästi aktiivsed, nagu Martingi ütles, et arvavad, et okei, nüüd tuli väike harjutuse vahetus, räägin kogu maailma improfilosoofia ära kiiresti, enne kui me saame järgmise harjutuse juurde minna, osaleja, mitte juhendaja. Et jälgige selles suhtes juhendajat, et kui ta annab teile selle võimaluse, kasutage seda, aga kui seda võimalust ei anta, siis katsuge ennast nii palju vaos hoida, et ei hakka. Tuleb üks kogemuslugu sellega meelde. See oli siis, kui me Raunaga võtsime neid lavakõnnetunde ja seal oli seal polügonis kuskil. Ja seal oli grupp koosnes ka, ma ei tea, kas nad gümnaasiumi või põhikooli või mingid üldhariduskooli õpilased. Mingi üldhariduskooli õpilased, kelle vaata vanemad maksavad neile nende tundide eest, on ja siis nad nagu juhendajan, algu nüüd hakkame seda teha niimoodi. Ma ei viitsi, kas me peame? Ma maksan selle tunni eest, et osavaks ära kuradi vingu. Sa tuled siia siis. Et ongi meie eesmärgid olid erinevad. Ma seal olin häälekalt, ütlesin välja ka, siis juhendaja hakkas mind nagu kasutama. Okei, käiku rivi Martinile ei meeldi, kui enam ei õpetale. Nüüd hea, hakkab liitma. Saa lavakõnes paremaks. Kõik makske oma kuutasu ära, Martinile ei meeldi, et ma siin tunni ajast seda küsin praegu, nii tule pane siia ömbri sisse. Ja. On küsimus või? Me laeme alati. Ei, me laeme, aga küsimuste osas ei ole ühtegi küsimust. Kõigil on nagu selles, et nagu Kadri ja Andres on asjaga kursis.
saatsin 150 inimesel, pea 200 inimesel saatsin teavituse. Mäletan seda elulist näidet, kus võtad 10 minutit proovi ajast, et selgeks teha, et kas draakonil on 4 jalga või 2 jalga. Pilinäide. Aga see on selline, jah, nagu meie soovitus on see, et nagu vältige neid, aga samas ma tunnen, et kõik improgrupid nagu lähevad sinna, sest et see su enda arusaam, et ma ei pea tegelikult sellele üldse filosofeerima, see saabub nagu mingi hiljem. Aga samas võib-olla selle suhete loomise puhul on olulised arutelud, et nagu tunnen, et see ongi nagu proovis osalejana, minu arust see on äge improtajale võib-olla challenge fookuse harjutamiseks. Et kus on fookus, et minu jaoks võiks olla mindset see, et kui me lollitame, see on okei, aga nii kui ma kuulen juhendaja häält, et hei, võtame ringi, hei, teeme seda, siis ta ei pea seda teist korda ütlema. See ongi see, see on impulss. Nii kaua juhendaja võibki olla ise vaadata, neil on lõbus, las nad natuke aega lõbutsevad, aga nüüd aitab, mul enam ei ole lõbus vaadata, mis iganes põhjusel juhendaja tahab. Ja sama ka juhendajale challenge, et võtta konkreetne, et kui sa näed, et keegi lollitab, siis tuua see võib-olla välja, et hei, ma tahaks edasi liikuda või me nüüd natuke aega lollitame. Ja sama, aga kui ta lähebki, arutame mingeid muid teemasid, siis kui juhendaja ütleb, et arutame seda hiljem, siis lähme edasi. Seal on, selles mõttes seal oma grupi nagu tegemisel on õppetunde palju ja või asju, millest treenida. Muidugi me treenime improsennast osavamaks, aga me treenime ka, kuidas proovis osaleda efektiivsemalt ja me treenime ka, kuidas juhendada efektiivsemalt. Et kõik need, võtab kõik selle alla, et kui sa viid proovi läbi ja oled hästi arglik ja ma ei tea, kõik räägivad, ma ei tule vahele, siis ongi raske nagu ohjasid haarata. Aga juhendajana sa juhid ja juhendad seda, et siis sul tuleb haarata kontroll. Ja saad harjutada seda. Niimoodi. Lähme siis järgmise punkti peale, milleks on meie kodulehe leht. See hooaeg siis sai kodulehele selline leht nagu harrastajatele oleme pannud. Et see on eelkõige mõeldud, ongi inimestele, kes oskavad juba veidi improt teha, on näiteks meie alusõppe teinud või kuskil mujal juba nagu improt teinud, et siis said tehtud. Küsimus? Kadril midagi... Kadri kirjutas mingi pika lause, kus on küsimärk lõpus. Kas ma loen selle praegu ette? See on küsimus, kui on küsimärk. Mulle ka tundub, et... Jep. Tema teine küsimus on, et kas mu küsimus ei tulnud läbi. Sellel vastan kiirelt, et tuli küll. Viivitusega. Ja minut aega tagasi. Lihtsalt pidin refreshima seda. Kui grupis on nii-öelda roteeruv juhendaja grupi enda seest, siis mis teie kogemus ja arvamus on, et kas juhendaja peaks olema ainult juhendaja rollis või juhendajaga teeb harjutus läbi koos teistega? Siin on olnud meil, me oleme proovinud erinevaid variante, me oleme teinud niimoodi, et juhendaja juhendab ja oleme ka teinud niimoodi, et juhendaja teeb kaasa. Kumb parem on? Lasen teistel kommenteerida. Mina tean, et mulle personaalselt meeldib mitte osaleda. Ma tean, et Raunol aeg-ajalt meeldib ise kaasa mängida. Ja ma ei ütlekski, et üks on õigem kui teine, et oluline on see, et juhendaja oma fookust ei kaota. Et miks ma ei osale mängudes ongi, sest ma tahaks jälgida mingeid protsesse, aga ise sees olles mul on raske leida see mental nagu capacity veel ette mõelda, et mis nüüd järgmisena sinna peale panna, kas see on õige või mitte ja vaadata seda kuidas seda harjutus sooritatakse versus see, et sellega nagu ise kohe kaasa minna. Mul või Märt tahab öelda? Suht sama, et ma nõustun, et ma tunnen, et see lihtsalt proovi, kuidas sulle meeldib ja kuidas sa saad ja natuke nagu minu jaoks oleneb harjutusest. Mingi harjutuse puhul mul on nagu täiesti okei minna, hüpata ise ka sisse, aga mingite harjutustega, kus ma tahangi nagu välisvaatlejana olla, siis ma ei saa absoluutselt sealt sees samal ajal olla, sest mul ei ole seda välist vaadet, eriti kui mingi harjutus, mida me teeme koos. Ma ei tea, näiteks Häraldi vahemäng ja ma olen samal ajal seal sees ja siis ma tulen seest välja ja ütlen, mis ma oleks võinud teistmoodi teha. See on nagu mingi, hei Märt, miks sa ei teinud teistmoodi? Et raske on olla see väline, objektiivne vaatleja sellisel puhul.
aga mingite asjade puhul on nagu täiesti okei, et me võib-olla grillimegi mingeid asju. Et ma arvan, et see on lihtsalt kogemuslikult, proovige üht ja teist ja vaadake, kuidas teile endale sobib. Ma ise nõustun sellega tugevalt, et see sõltub harjutusest. Et kui ongi tegu nagu mingi harjutuse drilliga, et hei, harjutame emotsionaalselt stseeni alustusi, 30 sekundit stseenid, lihtsalt teeme läbi. Aga eraldi avamine on tõesti hea näide, et kui sa tahad seda korrigeerida juhendaja välist silmaga nagu näha, siis pead juhendama. Iseenesest võib-olla annab niimoodi, et roteerime selles harjutuses seda juhendajat, aga see on ka keeruline, sest teised ei ole seda niimoodi läbi mõelnud. Selles, ongi, jah. Aga ma olen teinud endale selle erandi, et näiteks kui ma proovin midagi uut, siis ma algul lasen kõigil nagu läbi teha ja vaatan selle nagu välispilguga üle ja korrigeerin sõnastusi ja ülesande nagu seda püstitust. Ja siis lõpus proovin ise ka teha, et kuidas tunne on, et mille peale minu pea mõtles sel hetkel ja ma nagu, nüüd ma tean, miks teil see juhtus aga siis ma kommunikeerin ka, et ma proovin ise ka korra seda läbi teha. Eks siin oleneb ka kuidas need maha müüd, et kui sa mõtled, hei, ma olen selle harjutuse ekspert, et siis on nagu raske minna, aga kui sa oledki nagu, hei, proovime seda asja, vaatame, mis välja tuleb ja ma proovin ka nüüd, et siis on. Tahad ka midagi lisada? Ma tahtsin sama asja rääkida, mis sa just rääkisid, et kui sa õpetad kui sa oled juhendajana tulnud proovi mingi teema, mis sulle on ka võõras, ehk siis sa ei ole selles nagu läbi ja lõhki ekspert, ehk siis sa tahadki nagu seda nii-öelda avastada või siis on keeruline minna seda tegema, sest et sa alles nagu sa ei juhenda, et sa nagu õpetad seda tegema, et sa nagu teeme seda, õpime sellest koos, et nagu kogume infot ja siis mingil hetkel lähed sisse, proovid selle vaatluse pealt nagu, et tead, sellisel juhul ma näen seda, et on üks juhendaja, kes selle idee on lauale pannud ja ta vaatleb seda ja siis ta läheb, proovib seda ka näiteks. Aga seal ei saa vahetada, et nüüd mingi, nüüd näita sina, kuidas grupimängud käivad, sest et sa ei tulnud proovi selle plaaniga. Kui õpetada midagi, milles sa oled tõesti hea, et sa tunned, et suudab see välja, siis tegelikult siis on isegi päris huvitav juhendajana minna nagu õpilastega koos sellesse protsessi sisse, sest siis sa saad tuua välja neid nüansse, mitte nüüd kõrvalt vaadates, mis sa juhendajana nägid, vaid sa saad tuua välja nüansse, mida sa improviseerijana tundsid. Et näiteks Mihkel Nurmiga tegime neid treeninguid, et ütles, et Rauno, teeme stseene koos, et õpeta mind. Ja siis ma kuna oli ka Mihkel ja mina olime, siis ma ei saanud öelda, Mihkel, teed oli ka stseeni, ma siin nüüd vaatan, ma pidingi ta ka stseeni tegema. Ja me tegime koos stseeni ja me lihtsalt improviseerisime. Ja pärast kui läbi, siis ma olin nagu, okei, Mihkel, räägi, mis sa nägid, mis juhtus on, ta rääkis oma versiooni ära ja siis ma rääkisin, et nüüd ma ei räägi kui juhendaja, ma räägin kui improviseerija, kes suga nagu laval oli ja ma toon välja mingid momendid, mida ma märkasin, mingid võimalused, mida ma pakkusin ja mingid võimalused, mida sa üles ei korjanud, eks ole. Mingid peidetud pakkumised, mida sa ei märganud, näiteks mingi stseenimäng või mingisugune punchline mingile naljale või callbackile, et siis on nagu, et see on nagu teistmoodi seespoolt nagu aitad nagu et jagatud kogemus on olnud, on minu mõtted selle pihta. Võib-olla tulen sinna tagasi, et praegu enda kogemusest räägime ka seda, et kui sa teed proovi, kus on teised juhendajad versus see, et kui sul tuleb grupp esimest korda kokku ja nad hakkavad proovi läbi viima, et siis võib-olla neil puudub see knowledge base, olla see juhendaja, kes ütleb, kuidas teha ja anda tagasisidet ja nagu seda juhendaja dünaamikat on võib-olla alguses kohe raske leida. Et selles suhtes on hea, kui alustav verivärske grupp hakkab sellest kohast pihta, et kui keegi on võtnud vastutuse see tund läbi viia, et võib-olla fookus sellele, et aidata tal see tund teha edukaks. Mitte oodata, et hei, miks sa ei tööta meiega nii hästi, kui sa tahad või kui osaleja tahab, et saada aru, et te olete ikkagi koos, samamoodi loob seda grupi ühtsust, et nii kui te hakkate juhendaja sellest grupist välja jätma, nii tal on väga raske olla selle grupi osa. Jah. Seal Chicagos mäletan see grupp juhendaja või coach oli seal räägiti seda, et ma olen teie coach ja ma olengi siin, et te saate olla koos minu vastu.
et nagu ma olengi nagu tegelikult kõrvalseisev inimene, te olete see grupp, teie formeerute, teil ei ole sisevaenlaseid. Coach on teie vaenlane. Coach on kuri mingi. Täna harjutame veel grupimänge mingi. Ma viikan grupimänge, aga no coach sunnib. Teeme mingi grupimängu, siis sa vaatad kokku, teed ära selle, siis see ongi see, see treener või see juhendaja on seal nagu kõrval, kelle pihta sa saad oma võib-olla mingi frustratsiooni välja elada, sest et ikka tekib frustratsiooni. Ja kui valida kas oma grupikaaslase vastu, kellega sa tahad hoida häid suhteid, et oleks usalduslik olemine, või siis see juhendaja, kes saab, kes tahad ka, aga ta saab raha ka sellest, et juhendab, et siis pigem las mitte ärge täis sodi isake juhendaja. Küll see tänulikkus tuleb aastaid hiljem, kui sa oled Eestis tagasi ja sa oled nagu tahaks öelda talle aitäh, aga enam ei saa. Aga ärge seda omavahel tehke, kui te ei maksa üksteisele ka, siis nagu eriti nagu ma mingi proovin juhendada. Pigem nagu, kuna me räägime praegu sellest olukorras, kus värske grupp on koos, keegi pole ekspert juhendaja, kõigil on impro on uus, mingi sai moodul läbi, mingi pea käib ringi kõigest narratiivid, Haroldid, et siis pigem sellist nagu suunata tähelepanu, mis hästi välja tuli ja paluda mängijatel nagu, proovi seda uuesti, kuidas sa tegid seda, seleta meile, vaata nagu leida neid igaühe mingisuguseid supervõimeid ja siis õpetavad teistele ka, kuidas seda nagu teha. Saame veel korra puudutada siin meie kodulehel impro harrastajate lehelt, et nüüd sai see loodud siia ja siin peaks olema siis info, mis võiks puudutada teid. Esiteks avatud improtunni toimumised on tulnud siia lehele, et nii Tallinnas kui Tartus siin on nooled ka, millel saab järgnevaid näha, kui te veel ei ole. Kohe mainime, mis on võib-olla väike muutus avatud improtunniga eelnevatest aastatest. Et ma siis, kumma mis alustasin, siis jätkan ka. Viskan teema üles ja lõpetan lause. Tangid, pumm. Põhimõte on siis see, et kui kunagi me fokusseerisime ja suunasime avatud improtunni eelkõige uutele osalejatele ja uute osalejate siis niinimetatud värbamisele Ruutu 10-sse ja meie õppesse, siis nüüd meie prioriteet on pigem just vanad osalejad. Et mitte tuued ei või tulla, võivad täiesti impro-oskusteta inimesed ka tulla, aga meie fookus on eelkõige just inimesed, kes tegutsevad ja saavad ise võib-olla isegi endale mingid eesmärke tunniks võtta, mida nad tahavad mingites asjades harjutada. Nad saavad tihedamini mängida koos inimestega, kes siis on kauem teinud juba ja kolmandaks võib-olla näha veel teistest puntidest või inimesi, kuidas keegi teine mängib, et kui tahate grupitreeningut enda gruppi luua, siis see on hea koht, kus näha, kuidas keegi, milliseid käike keegi teeb. Nagu networking event. Et nüüd avatud improtunnis saame kasutada ka selliseid pikkvormilikke mänge, olgu see samal ajal või mingi lihtsalt vaba montaaž või selline. Varem me nagu ei saanud. See on hea võimalus sisse kukkuda tundi, drop in on ja. Sa täna mõtled, tahaks improt teha, sul on mingid oskused olemas, sa tead, et inimesed tulevad kokku. Tahaks osaleda grupitreeningus iga esmaspäev, aga mitte samade inimestega. Mul üks noor ukse vahel oli nagu, ma hakkan ka teie grupitreeningus käima, ma olin nagu, millisest avatud improtunnis. Iga esmaspäev ma olin nagu lahe. Tegelikult ongi grupitreening. Ta on nagu väga avatud grupitreening. Et jah, nüüd ka mul nagu endale nagu mindseti, kui varem nagu tahtsid, et see tund kuidagi sobituks nii juurtele kui ka vanadele, siis enam nagu muutest ei muretse. Et meil Tartus minu tundi sattuski 3 uut. Nende tagasiside oli nii raske. Jaa, meil on alusõpe. Mine sinna. See on mõeldud. Põhja-Tallinna räpimäng, tuleb või ei tule. Just. Ja kui edasi minna alla kerida, siis on töötoad harrastajatele, et kui peaks tekkima mingid drop-in tunde, siis need tulevad ka siia. Hetkel siin on meie grupitreeningud vilguvad. Ma andsin Kadrile tagasisideks ka, et panna siia need alguse kuupäevad ka, muidu me ei tea.
aga Eks sinna siis selle pealkirja alla, kus on Jaa. kirjas näiteks Kristjan Vatteri grupitreening, siis sinna alla. läks see kuupäev ka, jah. Et kui me võtame siin, Rauno praegu tuli ette, ma võiks selle panna, et ta jääks hiirega seisma ka. Saab panna nii? Jaa, saab panna küll, ma panen selle pärast. Kui see ole, kui sa lähed hiirega, tahad klikida näiteks Rauno grupitreeningu peale, siis ta viimasel hetkel hüppab teise grupitreeningu. Selline lõputu tagaajamine, vaata see. Nurgas jooksevad punktid. See ekraan võiks eest ära põgeneda, vaata, et see ruut läheb minema. Aga ma annan täpsustuseks, et sinna lähevad üles need Ruutu 10 juhendajate alustatud grupitreeningud. Et kui nüüd korraks nendest käib, siis Ruutu 10 juhendaja alustab mingit grupitreeningut, mingil eesmärgil paneb pundi kokku ja siis nagu sa ei pea muretsema tunni juhendamise pärast, et siis on juhendaja olemas, kes seda teeb, aga siin on info ilusti olemas kõige kohta, mis siin tehakse. Ossar Raks, kus Rauno on kirjutanud. Ma isegi lugesin läbi. Tegin nagu, et kõik teaksid, mis toimub. Jah, et kirjutage siin, et meie grupitreeningud ei käi mitte läbi Ruutu 10 nagu see korraldus, aga see käib läbi juhendaja, et siis saate kirjutada sellele juhendajale otse, et soovin liituda. Kui ma lugesin see läbi, on väga ägedalt kirjutatud, et te võite, kui teil on juba olemas grupp, muidugi liituge selle grupiga esiteks, kui teil on olemas ja te ei saa liituda, siis lugege see tekst läbi. Seal on neid sarnaseid punkte, mis me praegu oleme rääkinud, mida tunnis jälgida, kuidas grupp töötab ja millise mindsetiga olla, et seal on ägedalt välja kirjutatud, millist mindseti tunnis me võiksime kasutada, milliseid harjutusi Rauno ise valib, kuidas ta valikuid teeb. Et läheb täiega meie tänase teemasse sisse. Ja kui me juba selles sektsioonis oleme, siis korra puudutame drop-in tunde ka selle ideega, et sul on, ütleme nüüd, oma punt olemas, kellega see, ma ütlen punt, see võib ka tegelikult olla, sul on üks inimene, me teeme 2 proove, meie tuugoproov tund aega, aga sul on keegi olemas, kellega sa teed. Et mis nagu see mindset nüüd on, kui sa lähed, võtad drop-in tunni, see on võib-olla erinev, kui sa muidu käisid, et saame korra jagada siin oma mõtteid ka, ma võin alustada sellega, et su fookus võib-olla muutub sellega, et kui sa muidu võib-olla käisid drop-in tunnis, tegid ära, need harjutused olid nagu, oli vahva või see on nii vahva ei olnud kui see teine ja siis enam ongi kõik, siis nüüd soovitan nagu see mindset ära muuta niimoodi, et ma lähen sinna töötuppa, kirjutan selle harjutuse üles, kuidas seda tehti, lähen oma sinna gruppi ja me teeme grupiga seda harjutust läbi. Kui sa leidsid, et see harjutus on midagi head, mis võiks sobida, mis võiks aidata sind või su gruppi, et siis saab nii veidi selline teine mõtestatus. Et võtad harjutust. Niimoodi käisime meie Chicagos, nii ma käin igas drop-in tunnis. Et kui ma käin drop-in tunnis, kuna ma vastutan ka Ruutu 10 alusõppe eest, siis ma vaatan, kas on mingi harjutus, mis ma võiks sinna panna, on mingi harjutus, mis ma tahaks ise läbi teha, või on harjutus, mis minu pundis võiks olla, et ei tahaks läbi teha, et kirjutan üles. Me olime kõik kunagi need impronohikud, kes olid, ta ütles seda. Ta mõtleb nii, harjutus käib nii, põnev. Ta tagasisisestas nende lausetega. Vaatenurk. Ja, see on nagu mingi selline, kes kohtusamates kirjutab üles igat lauset, mis on stenograaf. Ja stenograaf, jah, siis sa oled nagu seal mingi. Ja kunagi. Aga actually, nädal aega tagasi õpetaja ütlesite niimoodi, ma viitan teid. Jutumärgid hakkavad. Ja kui edasi minna siin lehelt, siis on üldse ülevaade Ruutu 10 juhendajatest ja nende töötubadest. Kuigi siin on loetelu töötubadest, mis need juhendajad on teinud, siis neilt võib küsida ka mingi teise töötuba ka, mida siin võib-olla kirjas ei ole. Et siia on saanud lihtsalt kirja need töötuvad, mis läbi aastate on meie festivalidel tehtud, kus on juba kirjeldustekst olemas ja värki. Et miks selline ülevaade sai tehtud, et ongi, kui sul on mingi punt, et meil oleks vaja, selles mõttes sul pundina on võimalus on ju teha ise proove oma keskis, aga teil on võimalus ka tellida juhendaja, kes viib kas 1 tunni läbi ja siis te harjutate neid asju pärast oma keskil ja tuleb vaatab uuesti või ta viib, ma ei tea, 4 tundi järjest läbi, et on võimalus nagu tellida. Või siis on võimalus tellida ka, ma tahaks seda Jürmo emotsionaalne põhjendamise töötuba. Ja siis saad kirjutada Jürmole ja Jürmo saad aja kokku leppida ja Jürmo saab tulla teha.
teile seda, et sellepärast on siin niisugune ülevaade, et saada mingi ülevaade, mis nagu töötube juba saab võtta. Ja meie järgmine sektsioon on impro harrastusgrupid, kus info tulek on hooaeg hakkab, tahaks siia lõpuks ära koondada hooaja alguses, et mis nagu pundid meil tegutsevad, et kui sa oled oma pundi kokku pannud, saada info @ruutu10.ee, et oma pundi nimi ja mingi kontaktandmed, et me saaks siia siis panna kõik need ülesse, et me saaks teavitada neid truppe selle infoga, mis võiks neile oluline olla, aga teisest küljest ka need trupid ise näeksid, mis teised trupid on. Et võib-olla, hei, Jürmo küsib nii palju raha oma emotsionaalse põhjendamise eest ja meid on neid 2, on ju. Võtame, ma ei tea, 2 gruppi veel juurde, teeme 10 inimese pundi, et võtame nüüd selle töötoa ja kirjutame üles need harjutused, mis ta teeb ja pärast harjutame oma keskis. Et on võimalus nagu grupeeruda. Et selle jaoks see sai tehtud. Ja siis on meil selline sektsioon nagu väike selline vorm, impro harrastaja vorm, et saad panna oma eesnime, perekonnanime, emaili ja mis improt või gruppi otsid, et kui sa otsid endale gruppi, saad anda siia mingi info üles ja meie juhendajad saavad kasutada seda siis sisendina, et hei, kui ma ei tea, Märt tahab mingi gruppi luua, aga võt, ei tea veel täpselt millest, siis ta saab vaadata, mis te olete kirjutanud sinna, et kõik tahaksid teha Pretty Flowerit. see on väga hea sektsioon, et vahel ikka tullakse, öeldakse, et kuule Toivo tahaks täiega improräppi teha. Yeah. Ma olen nagu, tore, hea teada. No ei hakkavad ühe pärast nüüd grupi kokku panema, aga kui nüüd seda huvi sinna tekib piisavalt palju, et siis on võib-olla põhjus seda käivitada. Jah, et tahate räppi teha, pange siia kirja. Sa tead täpselt võtta need kontaktid. Just, kaardistatud huvi. Praegu on sõnastust täiega valesti mõistetud, siia on ennast üles kirjutanud inimesed, kes soovid harrastada ja pole kunagi varem improt teinud. Sooviks kord nädalas improt teha, praegu soovitanud. Ma olen neile kõige kirjutanud, et mine alusõppesse. Kirjuta, tule improsõppesse, mitte mine. Tule. Siis nad tulevad ju meie juurde, nad ei lähe mine siin Maia, kus nad seal need improt teevad. Ma ei tea, Tartu on nii kaugel, aga hea küll. Ma lihtsustatult kokkuvõtlikult andsin oma kirja sisu. Ja siis kõige põhjas siin lehes on siis materjalid improtamiseks, mida ma nüüd tahaks korra ükshaaval läbi käia. Need on loodud selleks, et oleks kuskilt pihta hakata ja oleks nagu mugavam teha või Et kõigepealt on see iseseisva harjutamise kava. Ma olen siin pannud versioonid ka, sest äkki need aastatega muutuvad, aga ma käin korra selle läbi, et see on saanud nüüd moodulisse kodutööks ka. Et siin dokumendis on siis sellised üldised põhimõtted, ideed ja harjutused, mida järgida, kui tehakse proovi ilma juhendajata. Mida ma mõtlen nagu ilma juhendaja all, et ütleme, teil ei ole tellitud juhendajat. Tegelikult on 2 viisi, kuidas saate mõelda selle peale. On see, et kas me grupi sees ise juhendame üksteist, et täna on see juhendaja või nii edasi, või siis ongi, et selles tunnis ei olegi, keegi valmistas ette selle kava põhjal, aga me kõik teeme lihtsalt trillime. Et siin on mõned põhimõtted, mida me tegelikult oleme juba kindlasti arutanud ka. Ma jätkan. Et eelkõige niisuguse tagasisidestamise puhul, et ei ole nagu vaja mainida, et keegi teeb midagi valesti või et sinu stseen oli halb just tema pärast, sest ta jaatanud siin, et neid asju nagu mitte mainida. Mul tuleb, ma vaatasin lennukis, vaatasin Bambit ja seal see jänese vanem, ma ei mäleta, kas ema või isa, ütles sellele jänesele, et kui sul midagi head ei ole öelda, siis ära ütle midagi. Sobib väga hästi siia ka. Et ei ole, et ära süüdista kedagi teist oma halvast stseenis, et pigem oleme seal, et koos õppida ja arutada. Et käin korra kiirelt punktid läbi, et ärme nagu nii pikalt aruta, et pigem nagu teeme harjutust, et võime kiita üksteist ja siis on see läbiviimis. Ma olen sellega see, et pikad arutelud asemel tee harjutust, et seal on meil on proovis olnud olukordi, kus teed ära ja siis ütleb, kuule, kui niimoodi teha, vaata, see oleks päris hea.
noh, siis teine on nagu ja, aga mis siis, kui ta mängib, et ta on jänes, on ju. No siis vaata, peaks ta niimoodi tegema, siis ta nagu teinekord nunt on ja siis nad vaata nagu theory craftivad vaata mingi improstseeni läbi lihtsalt on ja selle asemel lihtsalt nagu minnagi lavale, seesama stseen teha mingi, sa oled jänes, davai, ma olen rebane, vaatame, kas see töötab niimoodi ja lihtsalt nagu läbi proovida, selle asemel selline hüpoteeside põrgatamine. Jah, ja nüüd, kui ma jõudsin siia sektsioonile, siis tegelikult ongi mõeldud siin iseseisva harjutamise kava, et see võib olla inspiratsiooniks, ei pea võtma, aga selle nagu kava ülesehitus on, et vähese ajaga saada palju praktikat, et igaüks saaks keskenduda omaenda protsessile ja formaat töötaks ilma kogenud juhendajata, et selle jaoks need põhimõtted on. Ja siis on selline üldine kava ülesehitus, mingi algusring võib-olla, millele keegi soovib nagu keskenduda. Ja siis on 3 soojendusplokki, on mingi tähelepanu harjutus, mingi sõnaline harjutus ja füüsiline harjutus või karakter. Et igast plokist võib teha ühe, võid teha ühest plokist ainult ühe ja kõik, tee kuidas tahad. Aga siia on kõik harjutused kirja saanud, mis meil moodulis oleme soojendustena teinud. Et need, kes on meil moodulit teinud nüüd eelmistel aastatel, siis kõik harjutusi siin ei ole, et nüüd, kui me lisasime Ruutukünni improõppesse uue teise mooduli, siis saime panna kõik ülejäänud harjutused ka sinna. Ja kui tegu mooduli kodutööga on, siis see põhiülesanne on kirjeldatud seal, aga muidu võite võtta siit alt ka põhiülesande, mis on lihtsalt stseeni tegemine ja kuidas seda kõike teha, aga saate tutvuda. Ja tunni lõpus saate teha kokkuvõtte ka, midagi, mis meeldis ja tunned, mis oskust omandasid. Ja. Meil on tulnud ka küsimusi. Ja. Ma jätaks selle küsimuse küsija anonüümseks, aga see polnud Andres. Niimoodi, kas on mingid ideed või plaani, et õpetada improproovi juhendamist? Meie grupp on selline, kus ise üksteist juhendame ja ongi see, et vahel pole kindel, millele tähelepanu pöörata. Mis loogikaga harjutusi üles ehitada ja nii edasi. Siis, jah. Esimene osa on, kas on plaanis teha juhendamise kohta töötuba? Praegu mul ei ole, võib-olla nüüd tuli. Kevadel väike idee oli selle Runner-Up programmi läbi, aga see on pausel praegu. Et võib-olla ta tuleb kunagi meie moodultoote valikusse ka. Et seda huvi on väljaspoolt ka olnud, et kuigi meie õpetame väga konkreetselt improt, siis mingid asjad, mis me oleme õppinud läbi õpetamise, on kindlasti sillatavad ka teistesse kooslustesse. Et huvi on väljaspoolt vähemalt Tallinnas olnud küll saada niisugust õpet. Ja, minu praegune soovitus, kui seda koolitust ei ole, et siis panna proov kokku nagu selliste drillharjutustega, et teeme lihtsalt seda läbi. Ja kui vaja, siis võtta mingi juhendaja, kes tutvustab uut harjutust ja mida jälgida ja siis jälle drillime läbi seda. See tunduks mulle praegu kõige efektiivsem. Okei, küsimusele, et kas on plaanis õpetada improproovi juhendamist, siis vastus on nagu hetkel ei ole, aga nagu tuli mõte ja midagi õhus on, eks ole. Ja kui sinna minna harrastajate lehele ja sinna panna, et sooviks õppida juhendamist, siis kaardistada ära ja siis äkki tuleb siuke, siis me saame otse pöörduda. Aga seal on teine pool oli seal küsimusel ka, mis oli lahe, et meie grupp on selline, kus ise üksteist juhendame, selline roteeruv juhendamine, eks ole. Aga vahel pole kindel, millele tähelepanu pöörata. Ehk siis ma mõtlen, kas millele tähelepanu pöörata, äkki siis Kadri, ta oli Kadri, kes kirjutas. Saime aru, jah. Et Kadri, äkki sa saad vastata siia, et kas sa pead silmas seda, et millele tähelepanu pöörata olukorras, kus sa juba teed harjutust ja vaatad, et nagu midagi ei toimi, et nagu mida peaks tegema, või lihtsalt või teine variant on see üldine, et sa lihtsalt nagu teed ja trillid on ja nagu me oleme nüüd seda stseeni alguseid harjutanud, kopeerime või vastandume, me oleme teinud seda, et oleme karakterit teinud, ringi peale teinud nagu oma peas, siis olegi nagu, et
kas teeme uue ringi peale, aga nagu ei oskagi millestki kinni hakata, et kas sa mõtled selles mõttes, millele nagu keskenduda, et nagu leida mingisuguseid nurki, mida lihvida? aga see võib ka olla, et meie grupina, kas me peaks keskenduma pantomiimile või peaksime keskenduma, ma ei tea, stseenimängu leidmisele. Jah. Et nüüd 30 sekundi pärast äkki ta kirjutab. Siia vahele üks mõte on ka, et vahepeal grupis, kui me lepime kokku, et roteerume, aga vahepeal ma tunnen, et võib-olla ma tunnen, mul ei ole, ma ei oska midagi välja mõelda, siis võib vabalt öelda, et hei, äkki ma võtame minu siit rotatsioonist välja, mitte me ei pea üksteist sundima ühendama, kui näiteks teistel on nagu, jaa, ma tahaks, mul on täiega idee, kuidas mingi emotsiooni töötuba üles ehitada, see on nagu, aga äkki skipime minu osa, siis mul praegu on ei oska mitte midagi välja mõelda, et ärge pange end kuskile lahtesse kiri nagu nii kinni, et me leppisime kokku, me roteerume, aga samal ajal võib-olla see ei ole meile nii kasulik. Jaa, see võib vabalt olla. Või samamoodi, et keegi käis kuskil mujal töötoas, aga minu kord, aga me kõik tahaksime tegelikult selle töötoa infot. Jällegi, vahetame selle rotatsiooni järjekorra ära. Keegi käis kuskil troppi, nii see on nagu, teeme neid asju, need olid ägedad. Aga sinu kord on 6 aja pärast, mida ära tõmble. Kadri täpsustas, et jep, kui teeme harjutusi, siis ma ise ka vahel ei saa aru, mis valesti läks, sest juhendamise kogemust on vähe. Ei oska märgata neid elemente, mida treenida tuleks. Kui see aitab, olen isegi leidnud ennast harjutusplatsi põrandal pärast harjutust mõtlemas nagu mis puudu jäi. ja teinekord ei mõtlegi välja, et see on tegelikult protsess sul kui juhendajal, kui sa hakkad arenema, kui sa võtad selle mure koju kaasa ja mõtled pärast õhtul, et mis seal oleks võib-olla saanud muuta, et sa võib-olla ei peagi seda prooviruumis kohe ära lahendama, aga hea on tõdeda, et jah, see oli niisugune moment, kus võib-olla juhendaja õppimise hetk. Ja suhestun ka selle tundega, võib-olla see ongi lihtsalt niisugune protsessi osa, et kui me ka tegime, oli nagu lööd pead vastu seina, ei tea, miks ei töötanud. Aga võib-olla siis mingi magad natukene, siis oli, äkki võiks niimoodi teha. Järgmine proovid teistmoodi ja ikka ei tööta, vaata. Ja niimoodi aastaid see kestab. Tal aitab ka, et avatud küsimusi grupile endale, et mida te sees tundsite, kui ma olen juhendaja, küsin, mida te tundsite ja võib-olla läbi selle ma saan infot, et mis neil siis peas või sees toimus, tänu sellele võib-olla ma saan infot ja mõelda, rääkib, mis oleks võib-olla teismoodi. Et jah, neid hetki, kus sa näed, et midagi ei toimi, aga ei oska seda lahendada, on vahet pole, kui osav sa oled, see ikka tuleb ette. Et pigem juba see, et sa näed, et midagi ei toimi, on juba see ülisuur võiduhetk. Et sa oledki nagu siin midagi ei toiminud, sa paneb see alarmkell läheb tööle, sa oled nagu, siin on midagi. Ja sa hakkad seda hakkadki uurima seda. Et sa ei nagu jäta seda kõrvale, et sa rääki võib-olla taas külastab, proovid uuesti seda sama asja. Tulen korra sinna tagasi see osaleja panus ja see fookus. Et need momendid, tundub, et kui me pantomiimi harjutame, et siis me saame selle osa nagu paremaks. Aga mulle ei meeldi pantomiim. Sa oled nagu, siis pantomiimi ei tee. Et siuke, aga mis me siis võiksime teha? Ma ka ei tea. Et siuke, ärme isegi hakka sinna minema. Teinekord ka takistab mingit nagu protsessi, et ma olen proovinud küll osalejatele anda mõista, et just vastupidi, et kui sa ei tunne ennast seal nagu tugevalt või hästi, see on täpselt see koht, kus ennast lükata, et saada aru, ma tahan saada osavaks, aga ma ei ole nõus grindima või. Ma tahan, et see osavus tuleks läbi meeletu fun'i. Ja see on tavaliselt see koht, kus võib-olla õppes me ei ole ka seda piisavalt kommunikeerinud, on see, et algus oli jube lõbus, sest ta ei olnud mentali raske ja siis mingi hetk hakkab see pähe minemine, mis iseenesest on nagu arengu mõistes hea, aga kui sa ei ole veel suutnud lahti lasta, et impro peab olema õppes eluaeg lõbus, et siis võib tekkida see madal, nagu mentaalne madalseis.
selle õppes tekib küll see, et algul tee, mis tahad, kõik on hästi, kõik on hea ja siis, aga viimastes moodulites on nagu, ma nüüd proovin natukene kontrollida oma mõttevoogu, et see teebki nagu jah raskemaks selle. Selle grupitreeningu puhul see mõtestamine, et nagu Raunogi ütles, et sa oled nagu sihuke käskjal, kes ütleb, et tehke nii, sest muidu ei tule ja üldse lõbus pole ja siis me ei taha enam koos käia. Teistpidi, nii lõbus on, et tegelikult me ei õpigi midagi, me oleme lihtsalt sõbrad, kes jauravad, et kuidas nagu grupiga leida see maguspunkt. Jah, aga lisan veel Kadrile 2 mõtet siia juurde, et minu jaoks on täitsa sobiv olla nagu tunnistada ka sellele grupile, et praegu ei töötanud päris see tulemus, proovime kunagi hiljem uuesti, vaatame, mingid mõtteid tuleb. No äkki saab grupilt ka uurida, mis te arvate, on mingid mõtteid, kuidas nagu muuta seda. Aga ja teine nagu külg ongi selle harjutuse muutmise juures, et see nagu ülesanne võiks olla nagu võimalikult konkreetne ja sooritatav. Et kui ma ütlen, alustame nüüd niimoodi, et 30 sekundit ei räägi, on väga nagu, saan aru. Aga kui ma ütlen tagasi, okei, teate, see ei töötanud, oleme intelligentsemad selles stseenis. Mida? Kuidas ma see olen? See on niisugune keeruline. Et jälgida selline, et mida nagu konkreetsema ülesanded saab anda, et siis saab ka nagu teha seda. Mõtlen, Kadri, neil on see tüdrukute grupp on ju, nad on see 3-kesi. 4-kesi, et vaata, see on ka, et ühest küljest on väikse grupi eelis on see, et sul on võib-olla kergem hoida fookust, et sa nagu ei lähe lappama mingite teemadega. Teisest küljest on raske hoida energiat üleval, kuna sul on alati kas kõik laval või nagu tuuma on. Jah, üks veel puudub või 2 puuduvad on ju. Aga et vähesus annab selles sul nagu fookus, aga vaata, kui sul on palju liikmeid, siis sul on nagu palju ideid. Ja nüüd on nagu, sul oledki mingisuguse, see ei toimi, siis sul on, ma ei tea, mida teha, 4 ideed versus 12 ideed. Ja siis vaata, nüüd on sul nagu ühel juhul on sul vähem asju, mida proovida, teisel juhul on sul nagu mingi hunnik asju, saad nagu tead, hakkame lihtsalt otsast tulema, seda harjutust võib teha 2 kuud siin või nagu kuskil, et see võib olla ka mõnikord just, ma mõtlengi, kui grupp on nagu koosseis on nagu arvuliselt väike, siis see võib olla ka just see, et nagu oledki tupikus, ei tea, mida teha, sest et sul on vähe inputi. Ja nüüd vast sai Kadrile vastatud, kui ei saa. Ta pole rohkem kirjutanud ka. 30 sekundit aega, aga saab meilt veel edasi küsida. Aga järgmine asi, mis meil siin impromaterjalidel on siis etenduste hindamise ja kvaliteeditabel. Et on võimalus siuke suur tabel tõmmata endal. Ma räägin selle lahti. Et miks ta on me ise vast kasutame ka seda või me alles lõime selle, nii et nüüd hakkame kasutama. Aga nüüd ongi see, et ütleme, kui teil on punt ja teete oma formaati, et võib-olla ei mõtlegi kõigi asjade peale, et seda formaati veel nagu ägedamaks teha. Ja kogu selle tabeli mõte ongi see, et me saame mingi igal juhul, kuna see on selline kunstiline vorm, ta jääb igal juhul natukene subjektiivseks hinnanguks, aga me oleme proovinud siis nii objektiivselt nagu hinnata, anda mingid objektiivsed verstapostid. Ja sa saad nagu siis skoorida oma nagu formaati 1, 2, 3, 4, 5 kategoorias, et on meie improoskus ja kui hästi me nagu seda formaati oskame, saame hinnata oma lavavalgust, et kas meil on nagu lihtsalt tuled peale ja ongi või on meil natukene siuke läbimõeldum valgustussüsteem, kuidas meie muusikaga on, kas meil on mingid kostüümid, rekvisiidid ja kas on lavadekoratsioonid ja kõik see annab siis kokku 100%, aga neil on nagu erinev hinnamäärang ka, et improvisatsioon 100%-st me oleme hinnanud nagu seda ikkagi kõige kõrgemaks, et kui sa saad improvisatsiooni, meil on ülihea, siis sa saad juba 50% 100-st kätte ja lavavalgus annab 15%, muusika 15%, kostüümid 10% ja lavadekoratsioonid 10%. Et niimoodi saad hinnata 10 palli skaalal siis igat seda ja siin all on siis näidisformaat, kuhu saate kirjutada oma formaadi nime ja siis hindate, et improvisatsioon on meil 8, võite panna mingi kommentaari. Te võite ka teha nagu iga grupis niimoodi, et iga liige hindab individuaalselt ära selle. Saate jagada oma vastuseid, miks keegi hindas seda punkti
ja kas tuua siis see aritmeetiline keskmine punktihinne või siis leiate koos, et ei, tegelikult on jah, see number on see õige. Et saate teha niimoodi, võite ka kohe avaliku aruteluna teha, tehke kuidas tahate, aga saate panna selle küll niimoodi skoorid siia, et võib-olla impro oli 8, lavavalgus oleme natukene mõelnud, aga mitte eriti, paneme 3, muusika on 4, kostüümid 3, dekoratsioone pole üldse mõelnud, on 0 ja kokku tuleb nagu mingi skoor siis 53,5%. Miks see on oluline, on selles mõttes, et siin all on nagu väike selline tabel, et punkt, me oleme, see on versioon 1, eks me näe, kuidas see ajas areneb, aga et kuhu teie formaat võiks sobituda. Ja siin on siis punktiprotsendi nõue, et ütleme, praegune meie näidisformaat sai punktiskooriks 53,5, nii et ta täitsa täidab ära nõude, et olla iseseisev tasuta show. Ehk minimaalselt peaks olema 40%. See tähendab seda, nagu ka niimoodi vaadata, et sul võib olla lavavalgus 0, muusika 0, kostüümid 0, lavadekoratsioon 0, aga improvisatsioon on see 9 või 10, et see asja oleme nagu paika saanud, pumm. Saame minna tasuta iseseisvale show'le ja hakata töötama nende teiste elementide kallal ka, kui impro on nagu selge. Paneme mingid kardinad ja kostüümid selga, tõstame kohe punktiskoori. Võiks nagu selles nüüd formaadiga kokku. Kostüümid võiks ikka kuigi lavale riputada. Taustale. Ja kui see punktiprotsendi nõue, tegid õppelaval ja mingit nõuet treenisime paremaks, mõtlesime läbi, saime mingi protsendi kätte, tegime iseseisva show. Saime üle 60%, võime minna piletiga show'sse ja kui on üle 90, siis me oleme hinnanud suureks show'ks. Aga mis see nagu, oleme lihtsalt pannud mingi odav pilet ja kallis pilet, aga vaatame, kui näitlejatelt võetakse siin toetus ära, et kui kalliks muidu teatripiletid lähevad, kuidas meie saame ennast sinna liigitada. Aga võib-olla paar nagu mõtet siia selle hindamise alla ka, et igat kategooriat saad hinnata siis 0-10. Ja me oleme pannud siia mingid sellised verstapostid, kuhu nagu enam liigitada ennast. Et 0 on siin nagu ei tea, kuidas tulla lavale, ei tea, kuidas minna lavale, ei tea, mis formaati teeme ja ei oska improt ka teha, vaata. Nagu mingi praegu üks inimene kõnnib tänaval mööda, vaatame, kuidas see kõnnib. 0. Tema ei oska. Tulevad need vana aja need väited kohe meelde, et see asja, see on ju kõik impro, lihtsalt lähme peale ja improviseerime. Ja, on jah. Aga 10 saad, kui on nagu selge kunstiline siht, kõik teavad, mis stiilis me teeme, kuidas seda tegema peab. Formaat ise on vaheldusrikas, et ei jää monotoonseks, et ei ole ainult mingi 2-minutilised stseenid 30 minutit niimoodi, aga mingi variatsiooni kõigel sellel. Ja improviseerijatel on nagu oskus enesekindlus seda formaati teha. Lavavalguses oleme pannud, et 0 ei ole midagi, põmpsust ei ole üldse mõelnud sellele. 3 on see, et minimaalne lavavalgus on tagatud, et siis et on mõne prožega tehtud. 5 on juba selline, et põhimõtteliselt, kui sa õppelavale tuled, siis sa saad number 5 endale juba, kui sa siin improkeskuses teed, et meil on siin backlight, meil saab spoti panna, küsimus on, kas me harjutame formaati nii, et me arvestame selle valgusega ka, ongi, me saame muuta värve, et siin kõik. Võib-olla punkti kaupa ei peagi kõiki läbi. Võib-olla läheb liiga kauaks. Saate ise. Kui sul ei ole midagi lisada, et ei, ärge siin 12 oodake või. Ja. Aga tegelikult tuli küsimus ka. No nii. Palju tüüpiliselt tähelepanu pööratakse nii-öelda mitte impro kategooriana? Näiteks lavavalgusele, lavatuleku koordineerimisele, heli teadlikule kasutamisele ja just alustavate gruppide puhul. Ei pööratagi. 0 on see. Ja sellepärast ta veidi saigi siia kirja ka. Meil endale ka, et vaataks neid elemente ka, et need on mingid pisikesed punktid, mis aitab tõsta selle etenduse kvaliteeti. Jah. Aga ma arvan, et alustav grupp ei peagi. Sest alustava grupi kategooria ongi alguses õppelava. Et selles suhtes me, kui me kohe tegeleme impro harjutamise asemel valguse ja kostüümidega, siis see
kui kuskil on fookus vales kohas, et see ei peagi. Et see on pigem ongi just, meil on nagu impro osa oleme saanud heaks, nüüd hakkame fokusseerima ka muudesse asjadesse, kuidas võiks olla muusikaline toetus, kuidas on, kas me saame midagi ühist kanda laval või noh, muud punktid. Jah. Kui komm on halb, aga paber on ilus, no siis on ilusas paberis halb komm. Ja siis on meil viimaseks materjaliks tehnikaplaan. Igaks juhuks käin ka üle, võib-olla see tundub vaata selline hirmutav asi. Oh no, meie etendus, me lähme õppelavale. Täida nüüd mingi tehnikaplaan ära. Hirmus. Mul kindlasti oli. Kartsid, mäletan, ma võtsin su kätt, kui sa Ja värisedes koos kirjutasin. Aga kiirelt saame tutvuda, nagu mis see endast kujutab. Ka ma võtan siin ühe, Ando, võt seda ei saagi teile striimida nüüd. Tehnikaplaan, mis mõttes? Vaata, ma saadan share'in Andole. Miks ta ei saa seda näha? Sest see ei ole kodulehel. Kodulehel on see tühi link. Näed, Ando on ediitor. Ediitor. Audiitor. Message. Kõik nägid. Kiidad screenshoted. Kahju, et see nagu, et nad ei näe, mis sa praegu teed. Jaa, nad ei näe, ainult Eidi näeb. Kas sa pead nagu praegu seal olema või? Mu sõbrad kirjutavad mulle Facebookis. Äädan Andole Messengeri selle lingi. Et siuke väike näide, et noh, käime korra siin ükshaaval kiirelt läbi need, et grupi nimi ja esinejad seal saate panna lihtsalt oma nimed siin. Etenduse nime saate panna lühikirjeldus. Võib-olla teeme pikk vormi või teeme seda. Aga siin short form shows oleme siis, et host tuleb lavale, teeb publiku soojenduse, kutsub esinejad, etendus üldvalgusega, host lõpetab etenduse. Et see kestus mingi, kõik sul see on ta 20 minutit, 40 minutit või mis iganes. Ja oli plaan, kui teil on mingi muusika, et hei, alguses võiks mängida see muusika või lõpus võiks mängida see muusika või mis iganes, et ta on mingi teatud laul, siis saate selle siia panna ja selle helifaili laadid üles, siis tehnik saab kohe võtta selle. Saad anda, aga soovin kasutada mikrofone või mul on üldse oma muusik seal, keegi tuleb, pinistab klaverit ja tambib trombooni, kitarri. Või tuleb oma džembega. Oma džembega, et siis on olemas. Ja siin on ka stseenid selles mõttes, kui meil oli tegu nagu short-form mänguga, kus võib-olla oli nagu teatud mängus rohkem mingid sellist tehnilist toetust vaja, siis sai siia kirjutatud ka, et kas on spot või kas nüüd on üldvalgus, on hämaram või on mingi see muu valgus ja mis muusika. Kui sul on ka lihtsalt selline vaba, hei, teeme, ma ei tea, 15 minutit montaaži, siis siin on üldvalgusega montaaž lihtsalt. Ei ole mingit lugu ega midagi ei ole vaja siia rohkemat panna. Ja tehnilised erivahendid. Tartus meil suitsumasinat tegelikult me saaks kinnis, me saame võtta, aga see maksab ekstra, nii et küsi võta. Tehnik küsis seal 5 eurot kasutusega pealt. Nii et kui tahate, võite selle juurde panna. Ja selles mõttes, kui läbi lugeda, siis kindlasti näete, mis siin veel on ja lisainfo ja märkused ka. Et aidata seda õppelava teha. Ja kui te ei täida seda, tulete õppelavale ja seda täitmata, siis tuleb selline standardpakett, et tuleb selline ruutuküüne muusikaga tulete lavale, tuleb üldvalgus peale, teete ära ja ruutuküüne lauluga maha ka. Ja, mis on ka fine. Et eriti kui me õppelaval ja meie primaarne eesmärk on oma seda improt ja formaati harjutada ja praegu me ei olegi mõelnud lavavalguse ja kõige selle peale. Ei olegi vaja rohkemat. Jah, siinkohal ma ka julgustan veel eraldi, et vahepeal õppelaval tahame grupina võib-olla mingit harjutust ainult proovida, et kuidas see publiku ees ka näeb, mis ei olegi meie formaat, aga harjutus, mis treenib meie formaadist mingit osa võib-olla, siis ongi okei, et ei pea põdema, kuidas ma nüüd tehnikaplaani sinna kirjutan. Võite kirjutada, et meil ei ole nõudeid ja tulete lihtsalt seda harjutust treenima 5-10 minutit paljudel aega võtab see. Võtame oma tööstuspaneeli mõned punktid veel ja olemegi siis varsti määr. Nii, küsimus, et kuidas valida harjutusi, mis toetavad formaati? Mis te selle puhul jälgite? Ongi segamini, kus me nüüd... Raunole. On Raunole, jah.
Ütlen niimoodi, et kui on niisugune alustava seltskond, siis tehke seda, mida te teate, nagu igas harjutuses te teate lihtsalt, et ma tunnen, et selline, ma teen nüüd seda formaati ja selleks leian toetavad harjutused on nagu selline juba kõrgem pädevus. Jah, on nagu, et mis iganes sul suudad leida internetiavarustest või oma impromärkmikust või oma grupiliikmete ajusõbradest, siis tehke neid harjutusi ja lihtsalt nagu üks asi viib teiseni. Heas mõttes. See võib olla kõrgem pilotaž, eks näeb, et mõelda oma harjutused välja muidugi. Meil on see formaat, et nagu mis juppideks me saame selle jagada, meeldan, et seal on võib-olla mingi improstseeni asjad, kas seal on mingi konkreetne stseeni alustamine, mis me sihime või konkreetne nagu stseeni protsess, kas seal on mingi muu element, olgu see mingi monoloogid või mingid scene paint'id või asjad, et saab äkki mingiteks juppideks jaotada, mis elementidest meie formaat koosneb ja siis me saame eraldi keskenduda, teeme ainult seda juppi ja võib-olla ütleme, kui seal jupis on mingid mured, ütleme, improstseenid ei ole mingid emotsiooni, siis saame keskenduda sellele. Jah, et see on siuke abstraktne selgitus. Ma toon sinna kohe elulise näite. Scene paint on hea, et siin oli ka põhimõtteliselt, ma tulen natuke kaugemalt, et meil on, kui grupp ei tea, mis formaati nad teha tahavad või nad arvavad, et võiks teha seda formaati, aga nad ei tea, kuidas see formaat käib, et siis on vahva seda koos avastada, et siis ongi võib-olla hea proovida erinevaid variante, et alustame scene paintiga, ma ei tea, tundub keeruline, proovime orgaanilist abstraktset energiaga algust, see ka ei tööta, et leida nagu see, mis teile. Teine variant on see, et kui, siis teil on nagu selline kollektiivne kunstiline juht, aga kui teil on keegi, kellel on nägemus, missugune ta võiks ideaalis olla, siis nüüd ja tema juhendab, et siis on hea võtta niimoodi klotsideks lahti, et enda proovis teeme scene painti. Kõik maalivad, vaata, et ei tule kokku. Okei, teeme lihtsamaks. Ja igaüks tuleb ja ütleb ühe sõna. Et kuidas saada see, nüüd ütleme igaüks ühe sõna, mis läheks mingisse kategooriasse. Et kas see toob meid selles scene paintis nagu ühele lehele või mitte. Sest kui seal on klotse nii palju, siis sul on võib-olla ka raske aru saada, mis klotse nüüd laperdab. Et kui nüüd igat elementi nagu harjutada, lihtsalt proovida, et siis sealt võib-olla hakkab see sügavam tõde välja kooruma ka kergemini. Märt? Nõustun. Kõige parem on et lüüa laiali see formaat, millest ta koosneb ja ka mitte ainult formaati, vaid ka mõelda, mis teil grupi jaoks on oluline ja see grupiga rääkida ja omavahel selgeks rääkida, et mis punktid on olulised, et kuhu me fokusseerime rohkem ja aeg-ajalt ka formaadi juurde võib-olla, mis ei ole nii konkreetselt formaat, aga treenida võib-olla toetavaid asju on läheduse õpe, et kuidas me võib-olla üksteise lähedust tunnetame, kuidas me tunnetame, ma ei tea, niisugust koostööd ja fookus ja kõik muu ka, et mis kohe alguses ei tundu nagu nii otse formaati, aga need kõik täiustavad see formaati. Rauno? Ja ma lõpetan selle sama mõtte, millega ma alustasin seda vooru, et võib-olla alguses... Kordamine on tarkus juba. Selle nimi on bookending, sa alustad seal, kus lõpetad. Või lõpetad seal, kus alustad. Niimoodi, mis punkti nii analüüs tagasiside, seda juba rääkisime. Aga võib-olla see tasakaal siis formaadi ja üldharjutuste vahel. Kuidas nagu seda leida? Võta anname Märdile siis sõna alustuseks. Tunnen ka, et siin te peate grupiga natuke rääkima ka, et kuidas te tunnete. Et on osad liikmed, kes tahavad kogu aeg võib-olla formaati ainult trillida ja ei tahagi muid harjutusi, on liikmed, kes tahaksid vastupidi, mõnikord on nii pähe kinni lööb, et tunne, et formaati harjutades läbimängu tehes enam mitte midagi ei õpi, sest me iga tund teeme seda ja tahaks kõike muud teha, kui ükskord formaati teha. Sinna võib see
Rauno pakutud bowlingu mängimine väga hästi sobida, mis formaadi stiilis. Siin ei ole ühtset vastust, et saab olla mitut moodi, et lihtsalt natuke grupiga rääkida läbi ja teha kompromisse üksteisena. Ja. Rauno? Ütled nagu üldisi asju treenida, et on lihtsalt nagu, et Treenime emotsioone, treenime pantomiimi. Et nagu meie formaadiks on Harold, eks ole, aga siis see harjutame emotsioone, see on siuke üldine. Ja. Ja meie mõistis osaoskused. Ja. Ei, ma mõtlen, et jah, ma näen ka, et see on väga grupipõhine nagu, et kui on mingi grupp, et teeme oma formaati ja keegi ütleb, et grupis, kuule, meil emotsioone pole, kõigil on nagu, ei olegi, noh, me teeme oma formaati lihtsalt, siis on nagu keskenduge formaadile. Emotsioonitu Harold. Aga kui jällegi tunned, et me teeme seda formaati nagu, aga emotsioone pole, tahaks emotsioone ka, siis nagu jah, ma ei oskagi midagi muud öelda, kui et sa võid oma grupiga rääkima, mida sa tahad. Muusikali teete ja laulda ei oska, siis tasub treenida. Kas tasub tegelikult? Jälle, kui ta lihtsalt formaati lihtsalt. Enesekindlaks selles formaadis. Aga võib-olla, kui on roteeruvad juhendaja, siis see pakub seda võimalust, et kui sina tunned, et me teeme liiga vähe formaati läbi, siis sa saad oma proovist panna, et teeme formaati läbi ja kui mõni teine tunneb, et me liiga vähe oleme treeninud stseeni mingit oskust, siis ta saab sellest nagu kokku. Kusjuures see on tekitav sellise impro-igihall ja probleemi on see, et kui sa tunned oma grupis, et on mingi teema, mida ei tehta, siis sina hakkad seda teistele õpetama ja seda vähem sa teed seda. Sest kui teised teevad seda, et ma tahaks emotsioone teha, davai, ma tegin emotsioonitöötoa, nüüd teed emotsioone ja ma istun tooli peal, ma olen nagu väga hea. Mina ei saanud emotsioone teha ja siis sina tahad formaati teha, me teeme siin formaati läbi, sa vaatad, et mina pole lahti hammustanud, kuidas seda teha niimoodi, et mina tahan formaati teha, siis ma olen nagu, sina tahad emotsioone teha, siis ma ei tea, ma äkki teen sulle emotsioonitöötoa ja et lepin kokku, et tee sa mulle formaadid läbi töötoa. Meie peal testid ära ja siis, kui testitud, siis läheb see drillfaas, siis sa saad hakata tegema. Võib-olla üks variant. Aga teine nagu, kuidas meie see hooaeg Andrese ja Jürmoga, see võib muutuda, aga lihtsalt mingi näide, et me jagasime meil kõigil on mingid teemasid, mis me tahtsime teha, et me jagasime lihtsalt ära, kes millal mingid proovi läbi viib mingi roteeruva juhendajaga ja siis panime ära, et juba määrasime taha, mis teema kohta keegi selle töötoa teeb. Ja praegu on nagu üldlähenemine on see, et teeme oma seda teemat ja siis viimased, ma ei tea, 20-30 minutit, mis meil on, teeme formaadi korral läbi. Praegused erandid on see, et kui meil toimub etendus, et siis sellele eelnev proov, et keskendume ainult formaadile. Et praegu see on see süsteem, mille me nagu kokku leppisime. See võib nagu muutuda, võib-olla teeme rohkem formaati, võib-olla mõni proovide üldse formaati, aga lihtsalt võib-olla mingi siuke alguspunkt. Tallinna diil isiklikult mulle meeldib, et Märt vastutab proovide eest ja ka natuke, ka üldse nagu üldise suuna eest, mis me Tallinnas teeme. Ja ma saan lihtsalt nagu kaasa teha. Isegi kui mingi asi, mis ma tunnen, et nagu, ma teeks teisiti, siis on nagu, aga ma saan nüüd seda proovida, et nagu see, et sa annad kellegile selle autoriteedi, et ta teeb, juhib ja sa lihtsalt allud sellele ja see nagu toob sind mingi oma raamidest välja ja lihtsalt nagu go with the flow ja avastab mingeid uusi asju. Sa oled, ma nii ei teeks, aga siis 2 tunni pärast nüüd juba teeks. Omalt poolt võib-olla toon hoopis improvälise näite. Läksin kunagi tennisetrenni ja ma tahtsin tennist mängida ja pool aastat loopisin palli ja trenn oligi jooksed, loobid palli, jooksed, loobid palli ja siis enne kui tennisemänguni jõudsime, siis ma tulin ära sealt. Sest ma ei saanud tennist mängida, et formaadiga on sama asi, et kui sa ainult osaoskusi treenid terve hooaja ja tegelikult formaadini ei jõua, siis ja inimesed tahaksid nagu seda formaati teha. Et pigem ma ütleks, et hakake nende formaadi elementidega tööle, aga tutvuge kindlasti selle formaadiga
praktiliselt ja see formaadi osakaal trennist trenni võiks nagu suureneda, sest kõige raskem formaadil treenida on tagumist otsa. Ja kui sul on pooletunnine formaat, sa saad proovi käigus heal juhul 2 korda ta läbi teha, et treenida seda lõppu tagasitoomisi või lookaare ärasidumist või mis iganes. Seda keerulist elementi on raske üksikult nagu treenida, aga et me saaksime seda treenida, kogu see esimene pool peaks olema meil nii-öelda musklis. Et me ei keskendu sellele, et oota, sa tulid, esimene treening 2 inimest, on või? Nüüd me ei ole veel, me ei jõuagi sinna lõppu veel. Tahtsin jagada meie enda kogemus selle formaadi nagu tükkideks võtmisega, kus ei saanudki tennist mängida. Ruutu 10 impromuusikal oli see, et teeme impromuusikali, ülilahe, okei. Ja siis meie nädalavahetuse proovid olid, Siim käis, ta on selline kaasaine tantsija, koreograaf, siis me lihtsalt tegime tantsutrenni mingi, ma ei tea kui kaua. Ja siis lõpuks me mingi muusikali pole veel teinud, aga ma mäletan neid tantsutrenne. Me hakkasime nagu väga kaugelt hakkasime tulema, nagu me kuskil silmapiiril väike täpp on nagu mingi, see vist on meie formaadi muusikal. Ma ei tea, mis see formaat on, aga ma tean, me oskame natuke paremini tantsida äkki. Meil olid laulutrennid Laulutunnid. Laulutrennis õppisime laulu ja siis me pidime tantsutrennis tantsime laulma samal ajal. See on näe, kuidas Broadway'le tuleb, okei, uus muusikal tuleb välja. Cast. Sina mine tantsukooli, sina mine muusikat õppima, sina tead, mine õpi klaarit mängima. Ja siis me saame siin 10 aasta pärast kokku, ja siis me teeme Broadway muusikat. Mis oli eriti vahva, see, et meie juhendaja Siim, kes oli koreograaf, ei uskunud, et seda saab improviseeritult teha. Aga ta oli nagu, maksate mulle, eks ma siis õpetan teid tantsima. See oli nagu nii, need klotsid olid nii kaugel üksteisest, ta ei näinud neid üksteisest klotsid. Kui me oleks järjepidevalt teinud 10 aastat, siis oleks nõus. Ma läksime Saku Suurhallis tantsiks. Kuskil muusikalis teatrist. Sellepärast on teatrikoolid. Ma arvan, tänu Siimule me oleme saanud selle põhipildi, kus me oleme koreograafiliselt põrandal maas kolmekesi sünkroonis ja Rauno juhitud filmivõtete. Natuke Siimu tuli lavale, jah. Läbi selle. Kui Siim peaks nägema seda. Oi, I bet you lots of money, kui keegi ei näita talle seda. Mitte kunagi ei näe seda. Ma ütlen, ükski osaoskus ei jookse mööda külgi. Ei, absoluutselt mitte, jah. Võib-olla kui ta kohe ära ei kliki, siis ta kuskil läheb ikka. Ta saad teda kasutada. Ta on nagu see Batmani see vöö, sa saad mingi pantomiim ja siis vastane mingi, tegi pantomiimi, nüüd see läks heaks. Jah, et ja hästi on. Me hakkamegi siin vestluspaneeliga lõppu jõudma. Võib-olla selles mõttes, jah, äge on tegelikult, kui me saame selle panna YouTube'i lõpuks ja siis ongi 4. moodil lõpuks saab jagada seda. Siis näeb. Aga võib-olla selles mõttes, jah, praegune see on, kuidas me proovime innustada oma gruppide tegemist, et tundub selline hea tore suund, kuidas improt nagu jätkata. Eks välismaal võib olla teisi süsteeme. Mul alati nagu meenub see mingi majatiimide asjad, amma paneme see, mis iganes, see teater paneb siis mingi majatiimi kokku, see tüüp oskab pantomiimi, võtame tema, ta oskab stseenimängu, võtame tema, ta oskab emotsioon, et igaüks oskab midagi ja siis pannakse kokku see asi. Aga ma ei tea, kas see on õige või parem või võiks kõike osata, et eks näeb, eks saame ise treenida. Jah, aga sellega vestluspaneeli osa punktid on meil läbi, kui küsimusi seal rohkem ei ole tulnud, siis on klaar.